Armsad kaasmaalased. Taas hakkab lõppuma vana, et teha ruumi uuele. Aga mina ei soovi olla president, kes selle uue aasta teiega siia vägisi toob. Mina soovin, et Eesti oleks koht, kuhu uus aasta sooviks igal aastal ka ise tulla. Täitsa vabatahtlik. Ma katkestaksin korra, sest see tuletas mulle meelde, et Tommi kõne ajal on vaatajatel võimalik meile ka helistada sellel numbril ja annetada vabatahtlikult Ärma talu ülalpidamiseks. Kõikide helistajate vahel loosime kõne lõpus välja kingituse. See hoiab põnevust. Ma meenutaksin, kuidas sündis meie riik. Ja muide, ma kaalun praegu 59 kilo. Tore. Kuidas sündis meie riik? Kas see sündis vabatahtlikuna? Tuhanded vabatahtlikud koolipoisid läksid rindeni, et lõpuks ometi olla nagu Joosep Toots ja anda punastele tuld nii, et Damasseri raud on tuline. Ka SMS-e saate saata Ärma tühik miljon. Muide, juba 58 kilo. Ja see vabatahtlikkuse printsiip ei ole ka täna kuhugi kadunud. Presidendina olen ma äärmiseks uhke, et nähes, kuidas ka ilma riigi sunnita sünnib meil paljusid toredaid vabatahtlikke asju ja vabatahtlik vabatahtmine võiks olla meie järgmise aasta märgusena. Mul on nüüd jälle uus treener. Ometi tuleb häbiga tõdema, et ikka veel leidub meie hulgas neid, kes kaotanud igasuguse häbitunde, kes räägivad muud kui rahast. Kõik need lasteaiakasvatajad, õpetajad, meditsiiniõed, kultuuritöötajad, päästetöötajad, kui nimetada vaid esimeseni pähe tulevaks. Ja ärge unustage helistada. Mina lähen nüüd rulluisutama, hetkeseis on 55,5 kilo. Kallid kaasmaalased, kuhu on jäänud meie eneseuhkus? Jumala eest, kui palk ei meeldi või palk on väike, siis löögem endale ometigi rusikas rindu ja öelgem nagu üks mees. Mulle see palk ei meeldi, nüüd mulle aitab. Sellise niru palga eest ma ei liiguta lillegi. Hakkan hoopis vabatahtlikud rabama, vaat nii. Sellepärast kutsungi teid kõiki üles, ärge alandage ennast väikeste palkade pärast, kui ei meeldi, elage ja töötage vabatahtlikult. Ja helistame, aeg läheb 49 kilo. Eesti on saanud abi vajavast riigist abi andvaks riigiks ja täitsa vabatahtlikult. Ja nagu lubatud, siis kõikide vabatahtlike annetajate vahel loosime välja selle ise küpsetatud leiva. Head uut aastat!